Israel purustas Iraani režiimi positsioonid pärast seda, kui Tel Aviv läks häireseisundisse uue rünnaku tõttu, mis oli seotud Iraani Islamivabariigi revolutsioonilise kaardiväega. Ühel varahommikul, mis sütitas Lähis-Ida, sel esmaspäeval, 8. juunil 2026 aastal. Iisraeli vastulöök tabas sõjalisi sihtmärke Iraani lääne- ja keskosas. See paiskas Teherani, Isfahani, Karaji, Tabrizi ja Kermanshahi plahvatuste keskele ning paljastas punkti, mida režiim püüab varjata. Kui Iraan sihib Iisraeli, ei vasta Iisrael diplomaatilise noodi, vaid hävitab struktuuri, mis võimaldab rünnakut. Donald Trump ilmub kriisi keskmesse, sest Ameerika Ühendriigid hoiavad strateegilist survet Teherani peal, takistades režiimil muuta väljapressimist võiduks, mida revolutsiooniline kaardivägi püüdis tõestada. Miks Tel Aviv? Kas Tel Avivis sai sihtmärk? Kuidas Iisrael muutis Iraani provokatsiooni karistuseks režiimi enda vastu? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Uus eskalatsioon algas pärast seda, kui Iraani raketid lasti Iisraeli pihta rünnakus, mida revolutsiooniline kaardivägi esitles vastusena Iisraeli rünnakutele Iraani teljega seotud struktuuride vastu. Režiim püüdis näidata jõudu, kuid avas ukse karmimale vastusele. Iisrael teatas, et nende õhuvägi tabas Iraanis sõjalisi sihtmärke, eriti positsioone, mis olid seotud raketiheitjate, radarite, kaitsesüsteemide ja režiimi sõjamasina poolt kasutatava infrastruktuuriga. Sõnum oli tegelikult lihtne. Kes tulistab rakette Iisraeli pihta, kaotab võime uuesti tulistada. Tel Avivist sai selle surve sümbol, sest režiim teab, et Iisraeli linna ja majanduskeskuse ründamine või ähvardamine toob kaasa ülemaailmse vastukaja. Revolutsiooni kaardivägi püüdis muuta tsiviilelanike hirmu poliitiliseks relvaks, korrates vana režiimide loogikat, rünnata kaugelt ja siis kiiresti ohvri rolli asuda. Ainult, et seekord tuli vastus Iraani territooriumil, otse neisse punktidesse, mis toetavad pealetungi. Iisrael ründas strateegilisi linnu, sest režiim hajutab oma sõjalist struktuuri üle kogu Iraani erinevatesse piirkondadesse. Plahvatusi te atači Teheranis, Isfahanis, Karajis, Tabrizis ja Kermanshahis. Makaris sai sihtmärgiks ka üks naftakeemiatehas, mis muutis vastureaktsiooni veelgi tõsisemaks. See ei ole lihtsalt üksik rünnak. See on operatsioon, mille eesmärk on tabada mehhanismi, mis varustab režiimi. Olgu see siis sõjaväevaldkonnas või tugistruktuuris, mis hoiab revolutsiooni kaardiväge töös. Revolutsioonikaart üritas vastata, kuulutades välja operatsiooni Nasr, sihtides Iisraeli baase nagu Nevatin ja Tel Nof. Nime müüdi kui võitu, kuid tulemus näitas erinevust propaganda ja tegeliku võimekuse vahel. Osa laskudest peeti kinni, osa kukkus avatud aladele ja Iisrael säilitas initsiatiivi. Trump sekkus sellesse kriisi kui poliitiline tegur, keda Iraan kõige rohkem kardab. Ametlikult eitab Washington otsest seotust Iisraeli rünnakutega ja Ameerika president palus, et Iisrael ja Iraan lõpetaksid rünnakud, kuid strateegiline tõlgendus on teine. Trump tahab kontrollida pingete eskaleerumist ilma režiimile auhinda andmata. Ta säilitab surve, hoiab läbirääkimised Ameerika kontrolli all ega luba Teheranil kasutada rakette, vahendajaid ega piirkondlikke ähvardusi, et saada järeleandmisi ilma hinda maksmata. Just seal jääb režiim nurka surutuks. Iraan üritab süüd Ameerika Ühendriikide peale lükata, sest teab, et Iisrael üksi on juba tohutu probleem. Aga Iisrael koos Ameerika poliitilise toetusega muutub tõeliseks õudusunenäoks. Süüdistus Washingtoni vastu on mõeldud sisetarbimiseks, liitlaste julgustamiseks ja Ameerika baaside hirmutamiseks Lähis-Idas. Aga see panus suurendab ka riski režiimi enda jaoks, sest iga otsesem rünnak Ameerika kohaloleku vastu võib esile kutsuda veelgi karmima vastuse. Kriis on mõjutanud ka ümbritsevat piirkonda. Saudi Araabia käivitas sireenid Al-Karji piirkonda, kus asub prints Sultani õhuväebaas, samal ajal kui kohalikud võimud palusid elanikel oodata ohu möödumist varjupaigas. Jordaania ilmus samuti tõrjete ja rusude kaardile, sest Iraanist välja lastud raketid läbivad tundlikke marsruute enne, kui nad üritavad Iisraeli jõuda. See näitab, et revolutsiooniline kaardivägi ei ohusta ainult Iisraeli. See levitab ohtu kogu piirkonnas.
Jeemeni houtid on samuti survega liitunud, turistades rakette Iisraeli pihta ja ähvardades Iisraeliga seotud laevandust Punases meres. See samm ei ole üllatus. Iraan kasutab liitlasrühmitusi, et suurendada pingekoldeid ja jätta endast mulje, et ta on suurem, kui tegelikult on. Kui otsene rünnak ebaõnnestub või on liiga kulukas, kasutab režiim väliseid jõude, et müra jätkuks. Iisrael teab seda ja käsitleb probleemi kui võrgustikku, mitte kui üksikut juhtumit. Hezbollah ilmub samuti selle eskalatsiooni taustal. Iisrael oli juba rünnanud rühmituse struktuure Liibanonis, samal ajal kui Teheran püüdis muuta oma liitlastele avaldatavat survet õigustuseks rünnakuteks Iisraeli vastu. Iraani loogika on selge. Kui telje üks haru saab pihta, siis teine püüab vastata, kuid see mehhanism muutub järjest kulukamaks. Iga rünnak paljastab ladusid, raketiheitjaid, radareid, juhtimiskeskusi ja marsruute, mida režiim varem püüdis varjata. Teherani jaoks on kõige ohtlikum tegur see, et Iisrael ei pea Iraani okupeerima, et režiimi nõrgestada. Piisab, kui tabada valitud sihtmärke, hävitada sõjaline võimekus ja jätta revolutsiooni kaardivägi kulutama kalleid rakette vähese tulemusega vasturünnakutes. Maismaasõda oleks hoopis teine reaalsus, kuid õhu- ja luuresõda soosib neid, kes suudavad leida õige sihtmärgi. Iisrael panustab sellele. Vähem sõnu, rohkem täpsust. Ka Iraani elanikkond kuulub sellesse arvestusse. Režiim püüab väita, et räägib Iraani nimel. Kuid paljud inimesed Iraanis ise näevad revolutsiooni kaardiväge kui sisemist okupatsiooni, kui struktuuri, mis kulutab raha, vangistab rahvast ja ostab välissõda. Kui sõjalise aparaadiga seotud sihtmärke tabatakse, siis püütakse kahjusid kontrollida, pilte kontrollida ja kaotused muuta vastupanu looks. Aga mõju jõuab kiiresti tänavatele, järjekordadesse, turgudele ja uue eskalatsiooni hirmu. Iisraeli vastulöök mõjutab samuti energiaturgu. Ka Iisrael teab seda ja valib sihtmärke, et näidata, et ebastabiilsuse hind nõutakse režiimilt, mitte nendelt, kes üritavad end kaitsta. Netanyahu kutsus kokku julgeoleku nõupidamise, et hinnata järgmisi samme. Samas Iisraeli kaitsejõud andsid märku valmisolekust veel mitmeks võitluspäevaks. See tähendab, et vastus ei piirdunud ühe plahvatuste vooruga. Iisrael peab jätkama järelevalvet raketiheitjate, droonide, juhtimiskeskuste ja Iraani liitlasrühmituste üle. Kui revolutsiooni kaardivägi jätkab Iisraeli pihta tulistamist, võivad nimekirja lisanduda uued sihtmärgid. Trump püüab hoida kriisi Ameerika kontrolli all, ilma et ta Teherani surve alt vabastaks. See ongi erinevus nõrga diplomaatia ja jõulise läbirääkimise vahel. Režiim tahab väiksemaid sanktsioone, suuremat piirkondlikku mõjuvõimu ja oma mõju tunnustamist. Trump tahab takistada Iraanil tuumapositsioonile jõudmist, kaitsta liitlasi ja vältida, et Ameerika Ühendriigid tõmmatakse halvasti läbimõeldud sõtta. Selle kõige keskel tegutseb Iisrael, et näidata, et ähvardusel Tel Avivi vastu on oma hind. Kriis jätkub. Iisrael on häireseisundis, Iraan on surve all ja Trump hoiab enda käes poliitilist võtit eskalatsiooniks, mis võib lähitundidel muuta Lähis-Ida käekäiku. Mina olen Milson Alves Global ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvesi kogukonnaga.